Ligidal. Praegu ütleks ausalt, et koliks Araabia Ühendemiraatidesse küll, et ma ei kujuta ette, et ma lükkaks neil seal nüüd ühe suurema ajalehe lahti ja siis mul oleks kohe 5 kõrvuti pilti sellest, kelle perset nagu netis vaadata. Seda kindlasti, et seal vähemalt on asi kontrolli all, et sihukest asja ei propageerita, see madala laubalisus. Ma usun, et seal ka horoskoope just väga palju ei loeta, et Allah annab, Allah võtab, ongi kõik. Ma ei tea, kas Rannamäes ka öeldakse, et Allah annab, Allah võtab. Ja Allasid seal ei ole, seal on Victoria lihtsalt kiusab kõik. Seal võib olla Allad. Et mul on, ma ütlen ausalt, et võib-olla kuulajad tunnevad mu hääles seda tüdimust ja nördimust, ma ütlen ausalt, ma olen lihtsalt väga pettunud. Iga kord, kui ma uudised lahti teen, ma olen siiralt hingeni, ma olen väga pettunud. Ma tõesti olen. Ma olen ka nüüd pettunud, ma kerisin veel allapoole nüüd esimene artikkel, mis ei ole paljastest naistest. Ja muidugi mulle vaatab otsa Mr. Grant Cardone. Ohoh. Maailma tippsajantoloog. Tema on suur müügiimpeeriumi rajaja, kes hiljuti pankroti oleks, kui ma eksi. Just, ja nagu ma aru saanud, siis ta praegu on lükanud kõik oma sihukese drive'i ja huvi sajantoloogias. Mis on siis, kuulajatele ütlen ka, et siin mingi mees kirjutas ühe ulmeraamatu ja siis kari inimesi arvas, et päris naljakas oleks seda jälgida. Ainuke asi, et see ei toimunud mitte kuskil 1. sajandil või 2. sajandil, vaid vist alla 100 aasta tagasi. Nagu Star Wars ja Harry Potter või? Põhimõtteliselt, kui Star Wars oleks religioon, et siis jah, et see on päris nilbe, et ma pean selle kinni panema. Andestage lugeda, ma ei saa Postimest lugeda, ma pean teetoksi tegema natuke aega. Tead see Rooga ja ma ütlen ausalt, see uudiste asi kalmib ära, lähe millegi positiivsema peale. Mul on